Keelekümblus on õppevorm, mille tegevustik rikastab last, annab tavaõpetusele lisaks kakskeelsuse. Tallinna Vindi lasteaed liitus keelekümblusprogrammiga 2003. aastal. Vanematel on võimalik liituda varase täieliku keelekümblusprogrammiga, kui laps on saanud 5-aastaseks. Lapsed, keda filmis näete, on keelekümblusrühmas olnud 4 kuud. 5. eluaastani saatis laste kõiki tegevusi vene keel, laste emakeel. Keelekümblusrühmas suhtleb õpetaja lastega terve päeva jooksul ainult eesti keeles, sihtkeeles. Turvaline õpikeskkond, mitmekesiselt esitatav keelematerjal ning harjumuspärased tegevused toetavad tavapärast õpitulemuste saavutamist ja eesti keele oskuse omandamist. Filmis näidatakse, milliseid keele omandamise võimalusi pakuvad korduvad igapäevatoimingud, rutiintegevused. Rutiintegevus on see, mida me iga päev teeme. Sellised rutiinsed, mis on lastele harjumuspärased, mis toimuvad iga päev. Näiteks hommikul söömine, käte pesemine, riietumine, magamaminek. Üheks rutiintegevuse osaks on ka hommikuring, mis kordub siis iga päev ja järjest päevast päeva. Et see rutiin on lapsele sellepärast hea, et ta nagu on harjunud sellega ja siis ta toetab teda. Igapäevased rutiinsed tegevused on hea võimalus keeleõppeks. Rutiinid seostuvad konkreetselt lapse ja tema tegevustega ja nii hakkab laps loomulikus õhkkonnas kiiremini kasutama teatud väljendid ja fraase. Igapäevane rutiin, söömine, annab mitmeid võimalusi keeleoskuse arendamiseks ja laste aktiviseerimiseks. Laua katmist saab siduda peale keelelise aspekti ka matemaatika ja lugemistegevusega. Palun võta kahvel. Mis sul on siia kirjutatud? Taldrik. Sina paned taldrikud laua peale, jah? Mis sinul on plaadid? Kruus. Sina paned kruusid laua peale. Laua katmisel saavad lapsed ise aktiivselt osaleda. Selleks tõmbavad nad loosiga sedeli, kus on kirjutatud sõna, mis seostub konkreetse ülesandega. Lapsed, kuulge, kas kahvel on mänguasi? Ei ole, aga miks siis Alex ja Ruslan mängivad kahvliga? Mis me kahvliga teeme? Sööme. Mis me paneme kahvliga suhu? Mis sa paned suhu kahvliga? Makaronid paned kahvliga suhu, õige. Söömise alustamiseks loevad lapsed lühikest luuletust. Rühmas on sisse seatud söögisalmide kotike, kuhu pannakse iga kuu uus salm, mis on juba selgeks saanud. Kui neid on kogenenud mitu, võtab korrapidaja kotist ühe salmi ja ütleb, mida selle söögikorra ajal loetakse. Avan. Sinna ansan toitu, vahe juba enne toitu, hambad teevad hoidsan töö, kui ma oma söön. Ja söön ma täna makarone juustuga, aga mida sa jood, mis kruusi sees on? Kakao? Kohv, õige, joote kohvi ja sööte makarone juustuga. No ja mis toolik nüüd ütlema peab? Head isu. Head isu kõigile. Peale söömist on laste ülesanne ka enda järelt koristamine. Ei taha. Ütle, kõht on täis. Ma ei kuule. Kõht on täis, aga kas sa kohvi jood? No joo siis kohvi. Nii. Keeleõppes on väga oluline turvalise keskkonna loomine. No, vahetagi kohad ära. Turvatunde loomiseks on olulised ka reeglid, milles lastega kokku lepitakse. Sellele aitavad kaasa kindlalt päevast päeva korduvad rutiinid hommikuringis. Laps tunneb ennast turvaliselt, kui ta teab ette, mis millele järgneb. Selleks, et motiveerida lapsi aktiivsemalt kasutama teist keelt, võib anda neile hommikuringis õpetaja rolli. Nii, tõstame käe püsti, kes tahab olla õpetaja. Käsi püsti, kes tahtis õpetaja olla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
12. Mängime. Hommikuring algab tervituslauluga. Sellele järgneb laste loendamine. Leena loendab kõiki lapsi. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 8 tüdruk. 8 või 9? Laste loendamise, poiste ja tüdrukute arvu võrdlemisega saavad iseenesest selgeks arvud, numbrid ja mõisted. Rohkem, vähem, võrdselt. Kes on täna meiega ja on täna meiega. Hommikuringi suur pluss on, et siin saavad lapsed kooris korrata või koos laulda. See on eriti oluline arglike laste puhul, kes ei julge üksikult suud lahti teha. Räägitakse ka ilmast. Väike ei paista. Aga Mariana ütles, mõtle midagi muud. Ei paista. Küll. Küll, õige. Lund ei saja täna. Maksim, mis seal on? Vihma ei saja. Vihma ei saja, talvel ei saja vihma. Külm on õues. Pakane tahad öelda, jah? Pakane. Ütle ka. Õues on pakane. Väga külm, siis on pakane. No Timur, mis ilm on õues? Kas lund on? Lund ei olegi õues. Kas on? Vähe või palju? Palju lund. Ütle suured hanged. Suured hanged. Ja Sonja, mis sina ütled? Mis sa ütled? Lund ei saja. Ja mina ütlen, puud on härmas. Härmatis. Ütleme koos. Puud on härmas. Täna on esmaspäev. Täna on esmaspäev. Homme on teisipäev. Homme on teisipäev. Homme on teisipäev. Ma ärkan. Ärkan üles hommikul, kes teab, mis tuju täna mul. Kas on see tuju halb või hea, küll peegel seda teab. No, mis tuju peegel näitab meile? Rõõmus. Kes on rõõmsad? Alex, mis tuju sul on? Rõõmus. Rõõmus. Kes tahab öelda, miks ta rõõmus on? Nonii, palun Sonja, miks sa oled rõõmus? Sellepärast, et Jana tuli. Nii, miks sina, Liina, rõõmus oled? Sellepärast Nadine tuleb, Sonja tuleb ja Reena tuleb ja Palina tuleb ja Jana. Tuli palju sõpru. Astudes sisse keelekümblusrühma, näeb kõikjal pilte ja sõnasilte, millega on loodud efektiivne keeleõppekeskkond. Materjal seintel ei ole ainult kaunistuseks. Kõik pildid ja sõnasildid on koos lastega seintele pandud. See materjal puudutab iga last, on laste jaoks oluline ning arendab mõtlemisoskust, tähelepanu, rikastab ja kinnistab sõnavara. Jänes! Aga mis loom see on? See on... Ei ole. See on suur metsloom, tal on sarved. Aga põder ei ole. Seinamaterjalid on paigutatud süsteemselt teemade ja valdkondade kaupa. Reeglid peavad olema lihtsad, selged ja neid olgu arvuliselt vähe. Reeglitele peab lisama joonistusi või pilte, mis tähelepanu köidaksid ja tähendust illustreeriksid.
Selleks, et seinad hakkaksid rääkima ja lapsed oskaksid sealt informatsiooni ammutada, tuleb aktiivselt seda materjali kasutada. See on ka eeltöö edaspidistele teatmeteoste kasutamisele. Kui laps ei tea vastust või on unustanud mõne sõna, siis oskab ta seda otsida seinamaterjalide hulgast. Nime ei oska kirjutada. Palun, nimesildid on seal, kes ei oska nime kirjutada, saab vaadata. Vladik, sul on nimi kirjutatud juba. Esimene sõna, mille laps teises keeles lugema ja kirjutama õpib, on tema nimi. Timur, kui sul on nimi kirjutatud, mine neid sõnu otsima. Mine sõnu otsima. Ärme kirjutame ülevalt alla mulle. Nii, aga Poliina, tule edasi, sul on orav kirjutatud, tule vaata edasi, kus on koer, kass, nukk. Suur loom, kes talvel magab, kas sul tuli õigesti? Mis sul on siin? Karu, tubli Sonja, Sonjal on valmis. Nii, aga nukk, kus on mänguasjad seina peal? Kus meil on mänguasja pildid? Keelenäited seinal soodustavad teise keele õppimist ning arendavad teises keeles lugemise ja kirjutamise oskust. Maksimil on traksidega püksid ja Toolikul on traksidega püksid. Nii, aga Maksim, mis sina selga panid? Mis sa panid selga? Mis see on? Kampsun. Sul on ka traksidega püksid. Sul on ka traksidega püksid, jah? Ja Nikital on traksidega. Igapäevaste rutiinsete toimingute hulka kuulub ka riietumine, mida saab edukalt ära kasutada keeleõppeks. Nii, Timur, pane riidesse ennast. Aga Alex, kas sina ei taha õue tulla? Riietumisel saavad selgeks kehaosad, riietusesemed, värvused, mõisted kinni, lahti. Selle tegevuse käigus vaadeldakse, võrreldakse, loendatakse ning kogu tegevust saadavad õpetaja küsimused ja kommentaarid. Vaata, Marianal on sellised ilusad, roosad, soojad traksidega püksid. Traksidega püksid. Kellel on veel traksidega? Näete, Sonjal ei ole trakse, aga Marianal on traksidega püksid. Selleks, et lastel oleks võimalus kokku puutuda erinevate keelemallidega, mitte ainult õpetaja omadega, käivad rühmas külas ka teised keelekandjad, kes pakuvad rutiintegevuste juures keelelist tuge. Kuidas sa ütled? Palun, aita, Kas sina Alex tahad meid tuppa jääda? Lukinni. Aita, paelad. Nii, Mis paelad ma panen? oota, paneme selle tuti siia. Oot, nii, oota, nüüd paneme siit kinni. Trukkid kinni, jah, trukkid kinni. Tutiga müts. Kellel on veel tutid mütsi küljes? Sonja. Tuli ära. Toolikul on tutt. Kellel veel on tutt mütsi küljes? Kellel on tutimüts? Sonjal on tutimütsid, jah? Nii. Leera, nüüd me võime ka kuutsi pähe panna. Iga rutiintegevuse juures kasutatakse luuletusi, mis pakuvad visuaalset tuge, kinnistavad sõnavara ja on ka hääldusharjutusteks. Parema arusaamise tagamiseks kasutatakse luuletuste õppimisel pilte, kus luuletus on ridade kaupa lahti joonistatud. Nii, poiss-tüdruk, 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 poiss-tüdruk. Nii, vaata, mis see on, kes see on? Mis ta teeb? Maase on ise kingapaelad, aga kas me talvel saame kingadega õue minna? Maase on ise saapapaelad. Poliina, panen ise salli kaela. Sõrm läheb supsti. Kuhu? Sõrmikusse. Kõrv läheb kõpsti. Kõrvikusse, näed, need on kõrvikud, niisuke kõrvadega müts. Selle järel, hopp, on mul seljas jopp. Ja et valmis oleks töö kinni. No kellel mis? Lukk, nööp, trukk ja vööle vöö.
Tegevusi toas ja õues saadab alati sihtkeel. Õpetaja peab olema lapsele heaks keeleliseks eeskujuks. Sinnapoole, seal on lund vähem, te lähete hange, jääte kinni hange, lähme sinnapoole. Ja seda ei ole juhti. Keeleõppe alguses on täiesti loomulik, et suhtlemine toimub kahes keeles. Õpetaja suhtleb ainult sihtkeeles, aktsepteerides laste emakeelseid vastuseid. Raske, poisid, kes aitab, raske on tal, aidake, võtta kinni keelust, võtta ka. Esimeste kuude jooksul arenevad lastel keele vastuvõtmise oskused. Nad hakkavad üha rohkem aru saama, mida õpetaja neile ütleb, kuigi nad ise veel ei suuda end sihtkeeles väljendada. Õpetaja ülesanne on anda lausemalle ja julgustada lapsi sihtkeelt kasutama. Mis sa teed? Ehitad lossi, kas siia samate? Et laps tunneks ennast teises keelekeskkonnas turvaliselt, aitavad päevast päeva korduvad kindlad tegevused, rutiinid. Keelest arusaamist hõlbustab see, kui laps teab, mis millele järgneb, teatud laulud ja fraasid korduvad iga päev, esemete ja piltide juurde on lisatud sõnasildid. Laps omandab kümblusmeetodil uut keelt samal viisil, nagu väikelaps omandab oma emakeelt, eelkõige kuulamise, eeskujude ja arusaamise kaudu. Õpetaja usaldab lapse loomulikku võimet suhelda.